Attention passengers, we've now reached our destination. Tere tulemast podcasti Kuhu nüüd? Mina olen Kelly. Ja mina olen Alex. Ja kes meid videopildis jälgivad, siis näete juba ka ära, et meil on täna üks äge noor reisisel saates. Ja siinkohal tervitamegi. Tere, Mattias! Tere! Mattias on ka üks nendest inimestest, kes on vist mind kõige rohkem inspireerinud ka veel kaugemale reisima ja veel ägedamalt reisima, nii et täna tuleb kindlasti üks väga äge saade, sest minul on väga palju küsimusi ja Kellil on väga palju küsimusi. Nii et alustame siis ja kõigepealt võib-olla tutvustagi ennast nendele kuulajatele, kes ei ole kunagi sinu nime veel kuulnud või sinust midagi kuulnud. Saagu nii. Mina olen Mattias. Ma olen siin elus kogeja, rändur. Minus on kindlasti seiklejad, aga ma olen ka tehnoloogia entusiast. Ma olen selline tõeliselt elu armastav hing. Aga ja 22 aastat vana ja saanud käia ringi siin maamuna peal juba päris kõvasti ja kogeda ja nautida ja mängida. See on tõeliselt tore teekond olnud ja panen ikka edasi. Mega äge. Ja minuni jõudsid sa ka Aleksi kaudu, et kui me olime Mehhikos ja siis sa tutvustasid mulle Mattiast ja kui äge sa oled ja ma kohe panin Instas sulle follow ja vaatasin, issand, kui palju sa jõuad ja kui palju sa reisid ja kust see üldse kogu see reisimis või see rännupisik on alguse saanud, et millele, kuidas sa selle reisimisega alustasid? Seal on kaks poolt. Üks asi on kindlasti minu nagu perekondlik taust, et perega sai ikkagi käidud nagu Egiptuses päris tihti ja ma teadsin alati, et see on nagu võimalus lihtsalt minna kuskile. Aga perega reisimine ei olnud kunagi nagu mingisugune põnevus minu jaoks, vaid see oligi lihtsalt võib-olla päikse alla saamine. Ja kuskil, kui ma olin 15 või 16, pigem 15 seal alguses, siis midagi nagu käis minu peas klikk ära, et siin elus on nagu veel nii palju asju, millega mängida ja mida kogeda, et ma ise loon enda elu ja sellest hetkest peale ma tunnen ka, et tuleb alati minna, kui on võimalus minna, tuleb alati panna endast mingisse uude keskkonda ja täpselt kuskil 15-16 ma hakkasin ka nagu üksi ringi käima päris aktiivselt. Kas sa mäletad, mis esimene sihtkoht oli, kus sa läksid päris üksinda? Esimene sihtkoht oli, minu meelest ma ostsin ühe Ryanairi pileti Milanosse. See oli tõesti hästi odav pilet ja siis mul ei olnud mingit konkreetset plaani peale selle lihtsalt, et ma tahan nagu ära minna ja olla seal nii kaua. Mul ei olnud veel isegi tagasipiletitest ja mul ei olnud sellel hetkel ka raha tegelikult absoluutselt tagasi lennupileti jaoks vist oli nagu, aga mul ei olnud nagu hotelli või hosteli jaoks sellel hetkel üldse raha. Aga kuidagi see nagu work out'is ja see reis oli tõesti hästi inspireeriv selle koha poole pealt, et ta õpetas elu usaldama nagu kohe esimesest reisist peale, kus ma olin tegelikult mingi 3. päeval täiesti nagu rahatult Milano tänavatel ja siis ma leidsin ühe nagu prügikasti kõrvalt 50 eurot. ja minu nagu esimesed reisid olid ikkagi väga ratchet, ütleme niimoodi. Aga ei, sealt juba tuli nagu see kogemus, et elu alati hoiab ükskõik kuhu sa ka sätti ennast. Aga jah, ma olin kuskil nädal hiljem tagasi ja
see oli ka minu jaoks lihtsalt nagu selline mingi asi, mis minu sees murdus. Aga see peamine punkt, miks ma üldse nagu mingil kujul mingi mindset shift toimus mu peas, ma tundsin, oli väga võib-olla natuke spirituaalsem põhjus isegi. Ma hakkasin tunnetama, et ma olen juba hakkan nagu vanaks saama. Sellel hetkel tundus juba, et 16 nagu suur mees on ja selline kõva, varsti peab tööle hakkama minema ja ma ei tea, lapsi saama ja mida iganes. Aga ma hakkasin ka sellega, mul oli mingisugune periood elus, kus ma hakkasin tunnetama, et tõesti nagu, ma olen nagu olend, kes mingi hetk siin maailmas sureb ära. Et mingi 1. kuni 15. 16. eluaastani ma ei saanud aru sellest tegelikult, et elu ei kestagi igavesti, on ju. Ja siis, minu elus oli nagu mingisugune 6-kuuline periood, kus ma hakkasin nagu eredamalt tunnetama just surma. Mu vanaema lahkus siit maailmast ja veel oli mingeid sündmusi, kus ma nagu tundsin, kas või sa sõidad nagu auto kõrvalistmel ja näed, kuidas mingisugune hästi nagu karm autoõnnetus on näiteks. Ja ma mäletan nagu need mingid klikid iga hetk tekitasid minust tunde, kus ma pean nagu elama igat päeva maksimaalselt. Ja sellel hetkel ma hakkasingi nagu shiftima sellele poole, et kuidas elada nagu maksimaalselt ekstraordinaarset ja lahedat elu. Ja sellest hetkest peale ma olen nagu seda tõekspidamist nagu kuulutanud, et võtta maksimum. Super cool. Täiega vinge, täiega äge, et see nagu kuidagi jõudis justkui päris noorena ikkagi kohale. Väga noorena. Jaa, et sa otsustasidki, et okei, reisimine on siis nagu see viis, kuidas sinu jaoks, mida tähendab siis see elust maksimumi võtmine ja kui me sinuga oleme ka varem natukene rääkinud, siis sa mainisid seal sellist sõna nagu reisisõltuvus, et mis asi see sinu jaoks on, mida see tähendab ja kuidas siis sa sellest nagu välja tulid või edasi liikusid? Jah, ma arvan, et kui te oleks palunud mul 1,5 aastat või aasta tagasi ennast tutvustada, siis ma oleks esimese sõnana öelnudki reisisõltlane. Mul oli isegi kuskil bios või kuskil LinkedInis või kuskil see kirjas, et ettevõtja ja reisisõltlane näiteks. Aga mulle enam ei meeldi see tiitel eriti, et sõltuvus on justkui miski, mida ma ei saaks kontrollida, on ju. Ja seal on mingisugune muutus toimunud selle poole pealt, et kuidas ma suhtun reisimisse. Et nooremana see oli võib-olla võimalus saada välja oma sellest praegusest keskkonnast, on ju. Ja täielikult pigem justkui minna kogema, aga samal ajal ka mitte kogeda neid emotsioone või neid tundeid või mõtteid, mis mul siin kodus siis olid, on ju. Ja see oli väärtuslik kindlasti ja see on väga hea teraapia vorm mingil kujul, aga ta ei ole päris nagu puhas motivatsioon võib-olla, miks reisida. Et ta jätab sind nagu tühjaks tegelikult sisemuses, sest sa tuled koju tagasi ja sa oled nagu võib-olla mingisuguses natuke suuremas kriisis mingil kujul. Ja mingi hetk ma lihtsalt avastasin ennast kohast, kus see reisimine ei olnud enam nagu isegi mitte fun'i pärast, vaid reisimine oli nagu nii sügavalt minu identiteedi ja elustiili osa, et mul oli ebamugav olla koha peal. Mul oli ebamugav olla kodus ja minu jaoks oli mugav iga nädal olla mingis uues kohas. Minimaalselt iga nädal vahetada kohta, on ju. Ja ma sain aru, et et ma ei tee seda enam nagu sellepärast, et see on nagu tore ja arendab mind ja on nagu lõbus või lõbus muidugi oli, aga et ta ei ole autentne päris minule, vaid ma teen seda millegi muu pärast. Mul on nagu nii sügav harjumus sees. Ja siis ma otsustasingi, et
4 kuud ei lähe mitte kuskile kodust eemale, ei lenda lennukiga, ei ürita üldse nagu vahetada mingit keskkonda või mängida, seigelda ringi, et olengi kodus, istun, elan nagu aeglast elu, istun hommikul diivani peale, mediteerin, onju, ja kogen kõiki oma tundeid ja mõtteid ja asju läbi. Ja sellest hetkest nagu peale seda perioodi ma hakkasin muidugi uuesti reisima, aga hoopis teistmoodi, hoopis suuremas kohalolus, hoopis suuremas päriselt nagu kogemises, mitte selles, et ma lähen kuskile ja mul on mingisugune kogemus, ma ei tea, ma ronin kuskile mäe otsa, mul on korraks hästi tore, ma olen unustanud igasuguse oma kõik mu teised mured, mis mul võib-olla kodus näiteks olid. Ja siis ma tulen tagasi ja olen, oi, siin on ikka endiselt seesama vana hall maailm, on ju. Et peaks kohe edasi minema kuskile ära siia, et ärme siia tagasi tule rohkem. Versus, et ma lähen puhtast kohast, ma lähen teadmises, et kui ma tagasi tulen, siis mul on siin kodus ka väga hea olla. Ja et see, et ma lähen, teeb ainult minu kodu, minu juuri, minu seda taustsüsteemi ainult paremaks, et ma lähen nagu rännakule, mis teeb minu elu paremaks versus, et ma rändan selleks, et midagi vältida või otsida järgmist nagu mingit hitti põhimõtteliselt, kas või ajukeemiliselt. Kas sinu reiside pikkused ka muutusid peale seda 4 kuu pausi, et justkui, et sa reisisid nagu teadlikumalt, aeglasemalt ja võtsidki rohkem aega, et kui ühes kohas olla, et siis jääkski seda niisama olemisaega ka, sest tihtipeale, kui me reisid on lühemad, siis meil ongi seda, et justkui see tunne, et meil on vaja kõik lühikese aja jooksul ära näha ja siis ei ole ka seda enda tunnetega istumiseks võib-olla aega nii palju, et kas nagu see ka muutus? Jaa, mingil määral kindlasti. Ma ei ole veel kõige osavam sellest, sellepärast, et nagu elustiil on ikkagi nii palju erinevaid asju täis, et ma ei saa hetkel, ma ei ole kohas, kus ma saaks võtta näiteks 2 kuud ühe koha jaoks ja siis istuda palmi all. Aga päris niimoodi, nagu ma aastatel reisisin, et vahepeal isegi nagu ööbimisi näiteks ei võta, sest et sa öösel liigud järgmisesse kohta, vaata, või magad rongis või bussis või absoluutselt nagu maksimaliseerida seda aega, kus sa üritad kõike näha, et seda enam ei ole kindlasti. Pigem ma olen väärtustanud seda kogemust selles koha peal, et ma kohtun inimestega võib-olla ja ma istungi võib-olla mingisuguses rannaäärses baaris näiteks paar tundi lihtsalt ja naudin nagu seda õhkkonda. Mitte ma ei tea, ei lähe ja ei söö oma lõunasöögi kiiresti ära, et minna järgmisesse kohta kiiresti, et seda näha ja teha seal mingisugune pilt. Et planeerimist võib-olla on isegi vähemaks jäänud, jah. Nautimist rohkem. Millal see 4-kuune paus sul oli täpselt? See 4-kuune paus oli, ma arvan, mitte üldse nii pikka aega tagasi, ta oli 2021 alguses. Okei. Yeah. Okay. Äge ja nüüd sa siis tegelikult ju kutsud ennast võib-olla selliseks aeglaseks reisijaks, slow traveler või slow traveling. Nagu sa enne podcasti tegelikult ka mainisid, et kuidas sa defineerid seda sõnapaari siis? Ma ei tea nüüd, kas ma nüüd nimetaks ennast lõpuni slow traveleriks, aga ma olen kindlasti selle entusiast, et ja pürgid siis sinna poole võib-olla. See on see siht mu silme ees. Aga ma arvan, et reisimise juures on hästi oluline tegelikult lihtsalt kohalolu, et ma võtan vastu selle kogemuse. Minu meelest reisida saab väga erinevatel viisidel. Väga sagedane on see, eriti meie Instagrami kultuuris ja igasuguses selles highlight kultuuris, kus
kus meil on vaja jagada kõike, on ju, kogu aeg on vaja olla mingisuguses pildis justkui võib-olla isegi, kas siis enda jaoks või siis ülejäänud maailma jaoks. Et pigem keskenduda sellele hetkele ja mitte mõelda üldse järgmisele hetkele, on ju. Et kokkuvõttes, kui ma võrdlen nagu reise, kus ma olen pigem püsinud ühes kohas, kogenud lihtsalt seda ühte kohta versus ma olen iga päev liikunud kuskile edasi, siis need, kus ma olen keskendunud lihtsalt sellele kohale, on olnud palju täitvamad ja väärtuslikumad reisid. Yeah. Sest selle slow traveling eesmärgi kõrvalt sul on ju tegelikult mega kiire elutempo. Siin kohal ma tuletaks kuulajale ka meelde, et Mattias on 22, aga sa hetkel õpid Hollandis, sul on 2 ettevõtet, sa tegeled sa tegeled fotograafiaga, kusjuures teed mega haigelt ägedaid pilte ja mulle tundub, et sa tegeled sellega päris palju ka ja reisid ikkagi Euroopas ringi selle asjaga. Sa jõuad palju rohkem kui 7-päevases nädalas on okei, mulle tundub. Ma arvan, et Mattiase maailmas lihtsalt rohkem kui 24 tundi ühes päevas. Nii et siit mul tekib ka küsimus, et aga kuidas sa leiad üldse selle aja, et reisida? Sest et ma arvan, et väga paljudel inimestel on ka see probleem, et kes töötavad esmaspäevast reedeni 9-5, nad ei leia seda aega, et minna reisile. Ja siis teisest käest oled sina, kellel on miljon asja korraga käes, aga ikka sa reisid ringi kogu aeg ja keegi kunagi täpselt ei tea, kus maailmanurgas Mattias hetkel on. Ma arvan, et see kehtib nii reisimise juures, aga see kehtib ka kõige juures, nii ettevõtlusega, ükskõik mis eluteema juures, et see vabandus, et mul ei ole aega, ei ole kunagi tegelikult päris. See on minu meelest üks kõige sagedamini kasutatud vabandus, aga tegelikult on kõik prioriteetide küsimus. Alati on mingisugune võimalus. Olenevalt nüüd elustiilist sa saad loomulikult mängida, et kas sinu reisimine on lühem, on ju, kas ta on 3-4 päeva, kas sa saad vabaks ennast 7 päevaks, kas sa saad vabaks ennast 10 päevaks. Minu jaoks on hästi palju olnud seda, et ma peangi võib-olla leppima natuke lühemate reisidega, on ju, et kuna mul on nii palju tegemist, siis 6-7 päeva ongi selline keskmine, kus ma võtangi selle aja ja ma planeerin 2 nädalat enne näiteks seda, et ma teen kõik asjad ära ette ja mul on see aeg selleks, et tegeleda lihtsalt reisimisega. Aga tead, kui sul on nagu tõeline tahtmine, siis sa leiad lahenduse. Et samamoodi nagu, ma ei tea, kui ma ütleksin sulle näiteks, et seal on üks tore mõttemäng minu peas alati, mis on küll nagu materiaalne, aga et kui ma ütleksin sulle, et see on natuke süngem, kui ma ütleksin sulle, et kui sa ei teeni järgmise aasta jooksul 1 000 000 eurot, siis kogu su pere ja kogu su suguvõsa haihtub siit maamunalt. Et millega sa siis tegeleksid, on ju, et sul prioriteedid. Ja küsimus ongi, et kas sa näed selle taga väärtust, et kui ma panen sinna selle asja taha prioriteedi, siis kas ma tunnen, et see on mulle väärtuslik ja kas ma olen valmis sinna panustama. Ja ma ei tea, minu kogemus on, et alati leiab selle aja, ükskõik kuidas. Aga siin ma siis mainiks ära ka, et kas sa oskad kuidagi, kas
sõnadesse panna selle, et mis see väärtus on, mis sa saad sellest tohutust reisimisest. Jaa, ei, seal on palju asju ja see on kindlasti ajas ära muutunud vahepeal natukene. Kui alguses oligi selline seikluse otsimine, on ju, et ma olen selline indiviid, kes vist ma ei leia väga kergesti elus tähenduslikkust. Minu jaoks ei ole kunagi olnud nagu reaalne variant elus, et ma teen, ma ei tea, 9-5 palgatööd ja elangi nagu normaalse inimese elu. Et see on tundunud mulle algusest peale väga tühi ja seal ei ole olnud minu jaoks nagu tähenduslikkust. Siis ma nüüd natuke triivisin ära, mis küsimus oli? Küsimus oli, et mis väärtus reisimisel sinu jaoks? Just. Ja siis see oligi alguses selline seikluse otsimine, et otsida mingisugust tähenduslikkust võib-olla väljastpoolt, otsida mingisugust seiklust, mingisugust kogemust, mis mind muudaks võib-olla ja otsida seda väljastpoolt. Et äkki mu elu läheb kuidagi paremaks, kui ma nüüd käin seal näiteks ära või kui ma käin seal Aasias ära või seal Assooridel või saan selle kogemuse, on ju, siis ma ootan, et see kuidagi muudab mind sisemiselt. Ja ma ootan seda juba natuke enne, kui ma lähen. Ja ma tunnen, et see ei olnud kõige parem nagu mõtlemine võib-olla. Praegu see väärtus on palju lihtsam. See väärtus on lihtsalt tegelikult kohalolu, näha, kuidas teised inimesed siin maailmas nii erinevates keskkondades toimetavad. Mida näiteks tähendab õnn erinevate inimeste jaoks erinevates maailmapunktides. Kuidas inimesed erinevalt elavad. Kuidas ma ise muutun erinevates keskkondades. Iseenda kohta õppimine. Iseenda reaktsioonide kohta õppimine ja tegelikult ka mingite olukordadega aina paremini ja paremini toime tulemise selline elukool. Ma tunnen ikkagi, et igalt reisilt ma tulen tagasi nagu mingisuguse pusletükiga, mis annab mulle kas mingisuguse väga väärtusliku idee, kas mingisuguse lihtsalt väärtusliku tunde, mida ma suudan endaga nagu kaasa võtta. Ja loomulikult mälestusi hindan ka, et minna sinna emotsiooni sisse tagasi ja ma tunnen, et ma tunneks, et kui ma sureks homme ära, siis et see oleks täielikult kahetsusevaba ja täielikult võimas elu. Et ja ma mainin siin surma päris palju, ma sünge teema, aga ma arvan, et inimesed peaks tegelikult rohkem mõtlema surmale. Ma olen suur believer, et selline kontseptsioon nagu death microdosing. Ma ei mäleta nüüd, kelle idee see nüüd täpselt oli, seal vist on mingisugune nimi taga. Aga mulle meeldib ka iga päev ikkagi võtta mingisugune 2 minutit või siis paar korda päevas tuletada endale meelde, et jaa, Mattias, üks hetk sa sured ära. Et mul olid isegi vahepeal telefoni peal notification'id, kus nagu hommikul 9 on ju, siis kella 3, siis kella 9 õhtul tuli nagu lihtsalt nagu teada, et Mattias, sa oled surelik. Ja ma tunnen, et see teeb minu elu väga palju paremaks, et ma mäletan tõesti, et see muudab mind paremaks inimeseks ja õnnelikumaks inimeseks. Et see, et me nagu vaikime selle teema maha või mõtleme, et see on mingisugune kauge reaalsus, see minu meelest muudab väga paljude inimeste elu väga palju kehvemaks. Sest et siis sa jääd mingisugusesse mulli, kus ei eksisteeri seda mingit tuleviku versiooni ja sul ei eksisteeri ka seda, et sa elad igat oma päeva nagu täiega. Ja et siis kuidagi, mulle väga meeldib see mõte,
ja mulle väga praegu meeldib see death microdosing. Ma ei ole kunagi kuulnud sellist terminit. Aga see on nii, nagu ma selles mõttes, mida ma olen enda elus ka tähele pannud, et noh, mulle meeldib sellist asja teha, et nagu zoom out ida ja siis mõelda, et ma olen kõigest üks väike üürike hetk siin maa peal, et tegelikult ju need väikesed või need mingid probleemid siis või mingid asjad, mis tunduvad nagu igapäevaelus, et kui sa elad ka siin mulli sees, need tunduvad nii suured ja nii olulised ja siis sa zoomid välja ja saad aru, et tegelikult me keegi ei tea, miks me siin oleme, mida me siin teeme, kuskil keset mingi tühjus kuskil palli peal, mida me nimetame maakeraks, on ju, kuidagi on siin elu, et nagu lõpuks ongi see, et vahet pole, mida teised arvavad, lihtsalt tee seda, mida sa teha tahad, nagu lihtsalt elagi sellist elu, nagu sa tahad elada ja loos ja praegult ja tõesti see surelikkus tuletab meile meelde, et meil tegelikult ei ole seda aega, et ma ei tea, paljudele meeldib öelda, et ma praegu veel ei ole valmis millekski, et küll ma kunagi teen seda ja ma lükkan oma unistused edasi, aga tegelikult seda aega ei ole ju, et kui sa tahad midagi teha, kui sa tahad minna sinna reisile, siis mine ja osta see pilet ära ja või hakka raha kõrvale panema või et see on nagu, see on tõesti üli äge või nagu hea, ütleme siis neid asju vahepeal endale meelde tuletada ja liikudes vaikselt nüüd päriselt nende reiside juurde, mis sa siis oled teinud, mida nagu ma olen aru saanud päris palju erinevaid kohti, aga üks kindel koht on, mis ma olen ise ka tähele pannud, kui sa lähed aina tagasi ja need on Asoorid. Et mis koht see selline üldse on ja miks just Asoorid? Ja Asoorid on siis selline vägev saarestik Portugali. Ta on küll Portugali alla kuulub, ta on autonoomne, aga ta on Atlandi ookeanis siis kuskil 1000 kilomeetrit peaaegu Portugali mandrist, kui ma nüüd ei eksi, täitsa mere sees, selline väike armas saarestik. Ja mina ise olen sattunud selles saarestikus siis peamiselt São Migueli saarele, mis on eesti keeles siis Püha Miikali saar. Ja ma sattusin sinna tegelikult väga täiesti ootamatult. Ma üldse ei teadnud, et selline koht eksisteerib. Ma arvan, et nii kuulajatest kui ka teil on ka tõenäoliselt, et ei teadnud, et selline koht eksisteerib. Ja kaardi pealt ka tegelikult ei tule mitte kuidagi nagu välja, et kõik teavad, et Tenerife on olemas ja Madeira ja mingisugused suuremad nimed on ju. Aga kui sa ütled Asoorid, siis on nagu, kas see on kuskil jälle Maldiivide juures või et täiesti nagu tundmatu koht ja minu jaoks ta on ikkagi selline paradiisi saar täielikult. Kus on hästi palju loodust, hästi palju sellist väekust, väekat loodust ja ma olen hästi suur mereinimene, viimasel ajal ka selline surfi inimene ja seal on nagu kõik need tegurid, mis mind väga palju elus, mind nagu inimesena toetavad, seal on kõik need olemas. Ja esimene kord, kui ma sinna sattusin, siis ma sain ikkagi üsna nagu, mul elus käivad asjad nagu instantselt, et koheselt saan aru, et nipsust. See on minu koht ja siis ma tulen tagasi. Ilma, et ma võib-olla oleks isegi näinud seda kohta või tutvunud selle inimesega või teinud mingisugust researchi. Ja just kohtadega on mul seda ka hästi palju. Samamoodi nagu ka inimeste ja kõikide igasugu muude mõtete ja tunnetega. Aga tegelikult sa oled käinud ju seal nüüdseks juba päris mitu korda. 4 või 5 korda vist, jah. 5 korda. Aga miks sa siis teed seal täpsemalt? Sa lähed nii palju tagasi, et jah. Esimene kord ma sattusin lihtsalt niimoodi, et koroona oli vist ja ma reisisin Euroopas ringi, ma kasutasin võimalust lennata väga odavalt mööda Euroopat
ja väga-väga turvaliselt ka, sellepärast et lennukis oli võib-olla 2-3 inimest veel peale minu ja lennukipilet ei maksnud midagi. Aga siis ma olin Lissabonis ja ma hakkasin nagu Lissabonist natuke tundsin, et on aeg edasi liikuda. Ja ma lihtsalt vaatasin telefonist, et oi, kuhu saaks Lissabonist lennata. Ja panin nagu seal siis cheapest nagu valiku, onju. Ja vaatasin esimesena hüppas ette siis saar Ponta Delgadaga pealinn. Ja pilet maksis, ma mäletan väga täpselt, 9 € ja 49 senti. What? Ja ma ostsin selle pileti nagu järgmiseks hommikuks ja lihtsalt läksin. Ja leidsin Couchsurfingust natuke vanema Malta sõbra, kellega me siis road tripisime nagu mööda seda saart ringi 4-5 päeva. Aga juba nagu esimese sõõmuga, kui ma seal õhku hingasin, siis ma sain aru, et oi, siin on nagu mingisugune värk, et nagu mu nagu kael on kuidagi sirgem tundub siin saarel ja nagu kuidagi kergem on hingata ja nagu kuidagi nagu nii kerguses ja voolavuses on siin olla, et siin on nagu mingisugune värk, et midagi nagu toetab mind siin. Ja ma ei tea täpselt, mis see veel nagu on, aga siiamaani iga kord ma avastan midagi uut enda juures, kui ma seal olen. Ma avastan mõne uue koha seal samas ja ma tulen sealt tagasi suuremas kindluses ja usalduses ja teadmises. Ja see on selline koht, kus ma tõenäoliselt tahan omada mingisugust talvemaja või midagi sellist, et ma saaks seal olla, kui ma tahan, et mingite kohtadega mul lihtsalt on selline, käib nagu klikk ära, nagu te võite kujutada ette, et te kohtate mingit uut inimest ja sul käib kohe klikk ära, vaata. Ja sa ei oska seda otseselt selgitada, et miks, aga sa tead, et sul on nagu täielik match. Ja mul on täpselt selle kohaga niimoodi. Ma usun küll, et maailmas on nagu mingisugused erilisemad punktid või energiajooned või kuidas iganes sa tahad nagu tõlgendada seda. Ja minu jaoks see on nagu mingisugune koht, mis energeetiliselt ka mulle väga hästi sobib. Ma olen suur loodusarmastaja. Suur looduse armastaja ja ma arvan, et see roheline värv, mis seal saarel on, see on nagu ka üks asi, et sa vaatad seda rohelist värvi ja see ei ole nagu meie roheline värv siin. Et ma vaatan siin muru ja ma vaatan Assooride muru, siis puht lihtsalt muru on seal rohelisem ja taevas on sinisem. Aga see roheline hakkab sulle kuidagi pähe, et ma veedan 2 päeva seal saarel ja ma olen nagu nii palju suuremas eluarmastuses, nii palju rohkem nagu kontaktis looduse ja maailma ja iseenda ja inimestega enda ümber. Ja ma käin seal tegelikult seda tunnet meelde tuletamas. See õpetab mulle hästi palju, see õpetab mind nagu paremaks inimeseks. Aga see on hästi üllatav jah, et ma ei teadnud kunagi, et loodus võib hakata nagu pähe, nagu oleks harmunud või nagu tõesti nagu ajukeemia muutub nagu ära. Eriti vist sellega ka, et kui sa põhiliselt oledki, õpid kuskil linnas, siis sa oled üldiselt oled ümbritsetud kogu aeg inimestest ja tänavatest ja küllaltki vähe loodusest ja noh, Tallinnas ka ju käies või kui sa Eestis käid, siis siin on ju ka ikkagi tahaks näha neid sõpru kogu aeg ja siis on ikkagi võib-olla pigem selline sigin-sagin ja siis vahepeal minnagi ja täiesti mingit teist kogemust saada. Et mega äge. Kas sul on mingisugune konkreetne mälestus mingist hetkest seal ka või mingi konkreetne seiklus, mida sul on alati hea meenutada? Ei, seal on palju kogemusi kogetud ja
ma ei ole seal kunagi käinud täiesti, esimene kord ma käisin seal täiesti üksi ja ülejäänud kord ma olen seal olnud natuke suuremate gruppidega ja sõpradega ja toonud sõpru sinna ja aidanud lihtsalt selle argumendiga, et sa pead tulema nägema seda rohelist värvi nagu, et see on nagu, sellist rohelist värvi ei ole mitte kuskil. Aga lugude poole pealt ma korraks siin vahepeal mainin lihtsalt ka selle ära, et nagu me Johannese episoodis ka mainisime, et Mattias ja Johannes kutsuvad ka täiesti suvalisi inimesi endal, selles suhtes suvalisi inimesi endal reisikaaslasteks, et ja on selle tegelikult nii lihtsaks teinud ja iga kord, kui te olete vist isegi paar korda jaganud. Saaritel oleme käinud 2 aastat, 4 või 2 või 3 gruppi. Ja minu süda on alati mingi murdunud, kui ma vaatan, et praegu täpselt just sellel ajal mulle ei sobi, et nüüd oligi vist viimane kord oli nüüd hiljuti maikuus, jah. Ja see oli minul täpselt mingi lõputöö kirjutamise aeg ja siis ma täiega kripeldas, kui te olite veel mingi hetk, et mõned kohad on veel alles. Äkki ma peaks, aga ma seekord ei saanud, aga ühesõnaga ja. Ehk siis seesama, nagu ma aru saan, see Gather'i alt teete koos siis Johannesega erinevaid neid reise ja samal moodi, nagu me Johannesega ka mainisime, siis selline Facebooki grupp, nagu hullult ikka meeldib promoda seda kogu aeg kõigile, No Travel, No Life, kus siis ka, millega siis ka mina liitusin ja kus ka mina sain selle info, et te kutsute, et tõesti ei pea olema nagu sõber ja et saab ka nagu ükskõik, kes on siis huvitatud sellest, et siis seal on ka kogu info olemas ja mina küll, ma panin selle enda listi juba ja ma loodan, et te teete veel neid reisi sinna Assuuridele ja siis ma tahaks küll väga-väga tulla ja näha ise seda rohelist värvi, mis siis seal ikkagi on. Aga selline väike lihtsalt kõrvalepõige korraks ja reklaamipaus. Eeldus selle juures on siis see, et kui sa oled see inimene, kes julgeb tulla 10 random strangeriga nädalaks reisile, siis eeldus on, et kõik need inimesed on nii julged, et nad on kõige lahedamad ja kõige vahvamad inimesed üldse, kellega sa tahad reisile minna. Nii et Johannes ütles kuidagi väga hästi ka seal, kui ma ütlesin midagi, et täitsa random inimestega reisida, siis ta mingi, tegelikult need ei ole päris random inimesed, sa pead ikkagi normaalne inimene olema, kui sa leiad ennast üks hetk kuskilt nagu sellisest olukorrast, et sa pead ikkagi ennast piisavalt tunnetama, et sa suudad elada 10 inimesega nädal või 2 või isegi kuu koos. Nii et äge. Aga lähme meie reklaamipausist tagasi lugude juurde ja kui sul on mitu lugu, siis mina kuuleks väga hea meelega neid lugusid. Minul hetkel tuleb üks väga humoorikas lugu, kus ma nüüd eelmine aasta jäin saarele täitsa üksi paariks päevaks lõpus. Mul oli vist 3 või 4 päeva saarel ja need korrad, kui ma olen käinud, seal on alati olnud emotsionaalselt hästi, ma ei teagi, mis see sõna nüüd on, puhastavad äkki, et ka väga rasked, et mingid inimsuhted ja asjad on alati ära muutunud ja ma olen astunud nagu enda tõesse, väga palju paremaks on läinud kogu minu elu alati, kui ma sealt tagasi tulen, see on hästi huvitav koht. Aga ma läksin siis, astusin ühel hommikul lihtsalt džungli poole teele, jalutasin ja plaanisin olla nagu pikemalt lihtsalt. Seal on päris selline peaaegu vihmametsa lähedane kliima mõnes kohas. Et natuke nagu märjem mets ja saad ikkagi täitsa ära kaduda, kui sa tahad. Ja minu plaan oligi täpselt ära kaduda. Ja tulla siis tagasi kas õhtuks või siis järgmine päev või no kuidas ma tunnen. Ja läksin siis nagu kõndisin paar tundi ja ühel hetkel ma leidsin ennast nagu täiesti sügavalt džunglist ja mõtlesin, et ma olen alati selline äärmuste ärakatsete ja natuke hipi peast ka ja
otsin seda mingit perifeeria situatsiooni või sellist alati minna nagu natuke üle piiri, et tunnetada, et mis see nagu tsenter on või selline kogemuse poole pealt ka, et alati minna natukene üks samm edasi. Ja mina mõtlesin, et mis siis oleks nagu huvitav asi, mida siin nüüd teha. Ja ma otsustasin, et kaval oleks kõik riided seljast ära võtta, riputada need puu otsa ja minna täiesti paljalt edasi. Ja seda ma siis tegin. Davai. Aga seal oli üks aga. Ma enda arust salvestasin enda peas selle koha väga hästi, et kuhu ma need riided riputasin. Aga ma natuke ülehindasin oma mäluvõimekust. Ehk siis ma riputasin kõik need riided puu otsa, panin nagu kõrgele ka, et oleks nagu kaugemalt näha. Ja astusin edasi. Ja rahulikult täitsa nagu tegin oma mingeid, ronisin puude otsas, seal olin nagu täielikult nagu Maugli, on ju, et kaifisin sajaga seda džunglit ja lihtsalt võtsin mingi 2 mangot kaasa näiteks ja lihtsalt kõndisin 2 mango ja 1 nuga oli ka vist. Ja siis sõin mangot puu otsas ja nagu lihtsalt tegin nagu endale sellise tsirkuse mingil kujul. Ja siis hakkas nagu pimedaks minema. Mõtlesin, et natuke külm on ka ja märg nagu, et peaks tagasi minema. Aga mul ei olnud enam aimugi, kus mu riided on. Oh my god. Nii. Et see on selline humoorikas käik. Aga lõpuks võtsid ikkagi üles oma riided, See võttis, ma ei mäletanud, et metsas nagu kui sa oled eksinud, siis peaks nagu võtma ühe sihi on ju ja kõndima sinnapoole. Aga džunglis pinnas on ka nii ebatasane ja sa ei saa kõndida otse, sul on nagu puud ees, sul on põõsad ees. Ja lõpuks ma leidsin vist ühe nagu sellise, kus tuli nagu rohkem valgust ja ma läksin sinna põllu poole lihtsalt. Ja seal oli mingisugune traktor, mingisugune mees. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nüüd peaks minema välja või ei läinud, aga siis ma lõpuks ikkagi läksin. Ja ta vaatas mind läbi selle traktori akna ja mul oli nuga käes. Kuidas sa mõtled, mis töötab nagu see traktori juhi vaates, kui seda mingi paljad metsas noaga või? Aga siis tänu sellele, et ma seal põllul olin, siis ma leidsin, et põllu nagu, ma ei olnud väga palju kõndinud tegelikult ringi, nagu see distants oli võib-olla mingi 500 meetrit maksimum on ju raadiuses. Ja ma nägin seal põllu nagu teisest äärest mingit tuttavat puud, et ma olin nagu sealt läbi kõndinud, nii et ma läksin lihtsalt mööda põldu. Tõesti nagu võtsin sirge selja ja mitte traktor sõitis edasi, nii et siis ma nagu läksin sinna ja siis mingisugune pool tundi võttis veel otsimist ja siis ma leidsin lõpuks riided nagu ja see oli väga-väga tore hetk nagu tunda seda siirast rõõmu, mis tunne on uuesti nagu olla inimene ja panna riided selga ja olla nagu normaalne. Ja siis kõndisin oma koju tagasi ja magasin rahulikult ilusat und ja nägin väga ilusat unenägu. Ai, vau. Aga jah, see on lihtsalt mingisugune üks hetk, kus ma nagu natuke ise mõtlesin, et kuidas oma elupäeva või elu põnevaks teha ja õnnestus vist 100 on ju, et sain seda džunglit nautida. Kas sul oli mingid, ma eeldan, et jaa, kui sa oled 5 korda juba käinud seal, aga kas sul on kokkupuuteid olnud mingisuguste muude kohalikega peale selle traktoristi seal? Jah, mul on paar tuttavat tekkinud, üks hästi armas tuttav perekond näiteks ühe saare otsas, kelle juures me isegi oleme elanud natuke vahepeal. Ja kohalikud on ikkagi väga-väga vahvad, seal on hästi palju nagu sellist, seal ei ole nagu väga palju turismi, et see on ka põhjus, miks eurooplased väga ei tunne seda kohta. Aga seal on nagu maaharijaid ja piimakarjakasvatajaid ja hästi palju lehmi, ma arvan, et lehmi on seal kõvasti rohkem kui inimesi. Ja need inimesed on nagu hästi autentsed ja päris ja hästi toredad kodud on ja ma väga armastan seda Sooli sellist maamaja stiili, kus sul on nagu kivimaja ja
väga-väga mõnus arhitektuur ja mõnusad aiad. Aga jah, natukene on tekkinud ikka tuttavaid. Äge. Kas seal põhiliselt siis need kohalikud ongi portugallased ise või seal on randanud ka mujalt kokku neid? Nii palju, kui sa oled siis kokku puutunud kohalikega? Ma ei tea nüüd, kuidas see ajalooline taust seal on, et kuidas sinna kõige alguses, aegade alguses inimesed sattusid. Aga assoorlased tunnevad ikkagi ennast natuke nagu rohkem assoorlastena. Et nad ei ütle isegi, et nad on portugaallased nii-öelda. Kuigi nad räägivad ikkagi portugali keelt ja seal on nagu palju sellist segunemist ja tihti, kuna sa oled ikkagi saarel, siis nagu meil ka Hiiumaal, siis noored lähevad ikkagi nagu Portugali. Väga palju minnakse ka Kanadasse, aga neil on ikkagi nagu tunne, et nad on täiesti assoorlased ja elanud seal juba aastasadu. Ja elanudki siis on ju mitte mingites lihtsates tingimustes, vaid ikkagi nagu sellises elus, kus talvel nagu sa pead minema ja püüdma kinni Vaala ookeanist selleks, et süüa saada. Ja ma väga olen märganud üldse reisides, et ma armastan just neid rahvaid, kes on nagu pidanud toime tulema mingites raskemates tingimustes. Et nendes on nagu mingisugune tõetruudus. Võib-olla ma olen ise ka lihtsalt eestlane ja selline kannatuse usku natukene oma juurte poole pealt, et ma mõistan neid inimesi rohkem, aga midagi on seal nagu väga ilusat, et see kuidagi läheb mööda põlvkonda edasi ja seal on see autentsus. Ma ei ütleks, et seal on nüüd see kannatus tohutu, aga see on natuke mingisugune sarnasus on eestimaalastega küll, et kui sa oled Portugali mandril, siis seal on kõigil nagu päike paistab, elu on ilus, soe on, naudime elu, aga Asooridel sa ikkagi oled nagu, seal on see põhjamaisus või selline tunne, et mingisugune asi, mida ma väga armastan, ma ei teagi, mis see täpselt on, aga ma arvan, et te saate ka umbes aru, et see tunne, kus sul on mingisugune tõsidus ka nagu selline, mulle natuke meeldib see tõsidus ka, et püüame vaala kinni, et ellu jääda või nagu selline mingisugune põhjamaisus, mis on nagu teistsugune, et ei ole nagu selline päris päikeselapsed. Jaa, vau. Nii kihvt. Kui te sinna suurema grupiga reisite, siis mis on mingid põhilised tegevused, mis te teete seal saare peal? Üleüldse meie reisidel, nagu Gatheri reisidel me tahame tutvustada seda teistsugust reisimise viisi, et meil ei ole nagu mingisugust programmi ees, et 9-st lähme sinna, kella 10-st lähme sinna, kell 12 oleme seal. Et see on nagu nii palju spontaansem ja natuke ka grupi spetsiifilisem, et me vaatame inimestele näkku ja vaatame, mitte nagu, et mida nad tahaks teha, vaid et mida neil vaja on teha praegu siin saarel. Aga me käime näiteks öösel ookeanis ujumas vahepeal. Me matkame koskede juurde, me matkame džunglis ja sellist matkamist on väga palju, sellist lihtsalt looduses elamist, surfamist kindlasti. Surfamine on minu elule väga palju kaasa aidanud viimase paari aasta jooksul ja seda mulle meeldib tutvustada inimestele. Lained on väga-väga kõvad ookeani ääres. Täitsa olen tutvunud paari nagu näiteks Brasiilias elasega, kes on nagu Brasiilias saab väga hästi surfata, aga ometigi nad on hinnanud Asoori laineid paremaks kui mingeid Brasiilia laineid. Nad on kolinud permanentselt Brasiiliast Asooridele, et surfata. Ja seal on nagu nii palju erinevaid võimalusi, kuumaveeallikaid ja just selliseid kehalisi tegevusi, millega nagu nautida. Vahepeal me lähme lihtsalt ja istume puu all. Nii haigelt äge. Mina olen ju praegu mingi üle pika jälle pikemalt Eestis ja täiega naudin ja ma kuulen seda ja ma tunnen, kuidas juba hakkab seest kripeldama, et siin Eestis on nii tore küll, aga tahaks minna kuskile. Jaa, et kui ma juba enne mõtlesin, et issand tahaks Asooridele minna, siis ma praegu läheks kohe homme.
üleüldse need pildid ka, mis te olete sealt oma seltskonnaga jaganud, täiesti mind-blowing nagu. Sul on muidugi ka see fotograafia background veits, mis teeb seda veel nagu ägedamaks, et sa leiad kõik need ägedad nurgad üles, et aga ülimega super äge ikka. Kokkuvõttes see Assooride nagu peamine võlu minu jaoks vist on ta läheb selle filosoofilise kontseptsiooniga kokku, mis mu peas on, et me oleme maailmas, kus inimesed on natukene hakanud, me oleme distantseerinud ennast, on ju, kui inimest, et ma olen inimene, järelikult ma ei ole looduse osa. Aga tegelikult me peaksime võtma ennast täielikult, meie olemegi loodus, on ju, meie olemegi mingil kujul ka samamoodi loom või vähemalt looduse nagu väga oluline osa. Ja kui ma olen Assooridel, siis see kõik tundub minu jaoks nagu nii palju loogilisem, nii palju autentsem, kõik nagu töötab õigesti sellel sael ja kõik töötab minu sees ka õigesti versus ma olen kuskil linnakeskkonnas. Et sellepärast see vist toetab mind väga ja ma tahan seda sensatsiooni inimestega jagada, et sa oled tegelikult täielikult, sa oled looduse osa, sina oled loodus ja sina oled loodud. Sina oled püha. Ma arvan, et sul tuleb see jagamine ka mega hästi välja, sest et sa ju tegelikult kirjutad ikka ka oma mõtetest ja tunnetest nende kohtadega seoses, kus sa oled ja isegi mitte ainult nagu võib-olla välise reisimise poolest, vaid just ka mingid need, mis sul sees samal ajal toimub, mis on ka alati nii huvitav ja põnev lugeda, eriti minul, sest et ma tunnen igasuguseid asju kogu aeg, aga ma ei oska kunagi panna sõnadesse ja siis vahel sa kirjutad, ma olen mingi, niimoodi sa ütled siis seda, mida ma hetkel tunnen. Et see on ka mega äge ja ma arvan, et sul tuleb see jagamine väga-väga hästi välja ja super äge. Ja ei jaga ju kunagi teiste pärast, et see on lihtsalt miski, mis ma ikka jagan enda pärast, et enda nagu asju selgeks nagu kirjutada tihti. Aga mul on hea meel, et sa kirjutad endale, aga lased teistel ka lugeda. ja ma arvan, et see on väga ilus justkui punkt Assooride teemale. Ja ma tahaksid minna niimoodi sujuvalt edasi ühele teisele väga põnevale teemale, et sa oled elanud Aasias ka mitu kuud munkadega. Palun rääk, kas sa tahad sellest lähemalt rääkida? Hetkel ainus küsimus ongi just, et what? Jah, ma teagi, kust alustada vist tõenäoliselt selle loo nagu algusest, et kuidas ma üldse sinna sattusin. Ja võib-olla millal see siis ka oli. Ja. Et ajajoone poolest vist see oli enne kõike seda Assooride teemat, on ju? See oli enne, kui ma üldse Assooridele sattusin, aga mitte liiga palju enne, natukene enne. Ma olin vist mingi 18 äkki või 18, ma arvan, 4 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, midagi sellist. Ja mul on õnn tuttavaks saada 2 Eesti, sellel hetkel ainukese 2 Eesti Buddha Theravada mungaga. Nad on mõlemad eestlased ja neil on Aegnal siiamaani selline koht nagu Aegna meelearenduskeskus. Ja mind sellel hetkel, tegelikult terve elu on huvitanud ikkagi nagu ka see vaimsem pool elust. See on ikkagi olnud peamine minu siht, et enda vaimu arendada ja isegi kui ma olen otsinud seiklusi, siis seal on olnud alati see vaimsem aspekt. Ja ma sattusin kuidagi gümnaasiumi ajal sõbra kaudu neile noortelaagrisse ja sealt edasi see noortelaager oli väga nagu lihtsalt vahva istumine mändide all ja ujumas käimine ja nagu selline vahva. Ja ma läksin sinna mingisuguse skepsisega, sest et
16-aastasena sa mõtled, mis asjad need mungad on nagu hirmus, on ju, et aga selleks hetkeks mul oli juba see klikk käinud, et me ju mängime nagu mängu ja elu on lihtsalt mäng ja ma lihtsalt lähen ja kogen seda asja, vaatan, et mis asja need inimesed nüüd seal elavad, et põnev ju vaadata, kuidas nad elavad ja käisin seal laagris ära ja mulle hakkas seal väga-väga meeldima, hakkasid need inimesed väga meeldima ja see ei tähenda, et ma nüüd oleks kohe nagu budist, et need mõtted kindlasti on mulle väga lähedased, aga minu jaoks budism ei ole väga religioosne, et ei olegi religioon minu jaoks liiga palju, ta ongi rohkem mingi meelearendussüsteem. Ja siis sealt me sattusimegi nagu sellise plaani otsa, et mis oleks, kui teeks sellise pikema elamise koos siis nende munkadega. Nende 2 Eesti mungaga 2 Eesti munka oli siis nagu meie nagu kontaktiks ja meil oli paar eestlast veel ja me panimegi sellise nagu grupi jällegi kokku ja elasime siis templites Tais, nii Bangkoki ümbruses kui ka Põhja-Tais ja Kambodžas ka liikusime ringi ja see oli, ma arvan, et minu elu kõige nagu kui sa hakkad lihtsalt vaatama, et milline reis on kõige rohkem mind muutnud või toonud kõige rohkem sellist väärtust, siis see on olnud see periood ja ta ei olnud vist isegi päris 2 kuud, ta oli natuke lühem, aga ma tulin sealt täiesti teistsuguse inimesena tagasi. Jah. Mitmekesi te siis käisite seal lõpuks? Eestlasi oli vist veel lisaks minule äkki 5-6, midagi sellist ja kõik olid nagu noored, mõned olid isegi minust natuke nooremad. Ja siis oli meie 2 munka eesotsas, on ju, kellel olid kõik kontaktid nii-öelda ja sebisid meid nagu siia ja sinna ja me läksime ikkagi nende elustiili nagu sisse. Ja see elustiil on hoopis teistsugune kui meil, on ju. Mis on Tais, on tegelikult hästi huvitav, kui meil on nagu see mõte, et kuidas meheks saadakse, on see, et sa lähed ajateenistusse 8 kuuks ja siis, kui sa tuled tagasi, siis sa oled justkui mees, on ju. Mille mõttega ma kuidagi ei seosta üldse, aga Tais on niimoodi, et kultuuriliselt on niimoodi, et sa pead minema mungaks vähemalt aastaks ja kui sa tuled tagasi, siis sind loetakse nagu meheks. Ja minu meelest see mentaalsus on väga palju, make ib rohkem sensi mulle tegelikult. Ja seal on siiamaani nagu seda, et sa ei pea olema munk terve elu, et sa võid tegelikult otsustada, et ma olen munk aasta aega ja sa võid olla tagasi ilmik aasta pärast näiteks või sa võid ka homme otsustada, et homsest ma hakkan tagasi tavalist elu elama. Ja näha seda erinevust, mis maailmas elavad need inimesed, kui vähe neil on vaja tegelikult nagu mittegi ainult mungad, vaid ka tegelikult lihtsalt inimesed selles kultuuriruumis nendega siis interactides on ju, kui vähe on vaja õnneks ja kui palju armastust, kui palju hoolimist, kui palju sellist tõelist nagu õnnetunnet on nende inimeste sees Aasias tegelikult lihtsalt sellepärast, et nad suhtuvad maailmasse teistmoodi. Nad suhtuvad maailmasse mitte läbi võtmise, vaid läbi andmise. Et mina annan maailmale selle ja ma olen õnnelik, et ma saan anda, ma olen õnnelik, et ma saan lihtsalt olla. Ja seal ei ole seda, et tahaks krabada kõike kogu aeg endale, et seal on tohutu suur selline mindset erinevus ja see näha ja tulla tagasi siia, kus see mentaalsus on täiesti teine, siis ma sain aru tegelikult, et mul ei ole mitte mingit pointi nagu olla õnnetu või
üldse kogeda mingeid õnnetu olemise emotsioone, et see ei ole tegelikult päris. Ma saan valida lihtsalt olla õnnelik ja näha neid inimesi, kellel ei ole mitte midagi, aga nad on ometigi nagu nii palju paremas kohas kui keskmine lääne inimene. Siis see oli väga-väga õpetlik. Mitu kuud sa siis kokku seal munkadega elasid? See jäi kuskil natukene üle kuu minu meelest. Okei. Erinevates templites siis. ja sorry. Ja mind lihtsalt väga huvitab, et milline nägi välja see tavaline päev seal justkui. Sellest hetkest, kui et mis kell üles ärkasid, et kas oli mingi kindlad tavaline rutiin käib niimoodi jah, et me elasime ikkagi samas rutiinis, mis peaaegu mungad ise. Ehk siis nad ärkavad ülesse kuskil 3:30 hommikul. Ja nad alustavad oma päeva siis kuskil tund aega meditatsiooni näiteks. Siin hommikusöök. Vabandust, tegelikult kõige esimese asjana minnakse tihti Tais templites koguma almust. Ehk siis sul on sellised kausid. Meenutavad natuke sellist helikaussi, mis on läänes ka päris populaarseks saanud, aga kus sa nagu saad selle pulgakesega toksida, siis tuleb see ilus heli. Aga neil on ka sellised almuse kausid, need on neil niimoodi kõhu peal. Ja meie siis ka paar korda nagu saime olla selles rivis, kus nad hommikul kella ikka mingi 6 täitsa või hommikul väga vara lähevad, võtavad siis rivvi ja lähevad ja kõnnivad lihtsalt tänavatel ringi ja annavad võimaluse siis inimestele, budistidele annetada templile toitu ja munkadele toitu. Ja mungad siis selle religioossema aspekti poole pealt seal siis vist nagu seal oli mingisugune õnnistamise aspekt või nagu selline heade soovide aspekt vastu antud inimestele. Et siis inimene ärkab hommikul kell 6, ta on valmistanud söögi munkadele, mis ta siis on valmistanud, tihti on mingisugune riis või mingisugune hästi palju olid mingid pulkade otsas sellised grillitud kanatükid vist ja mingid juurviljad tihti, mingid karri moodi asjad, sellised täiesti autentne, kõige autentsem tai toit on ju. Ja siis pannakse see niimoodi kausi sisse ja inimene laskub siis põlvili vist mingi 10 sekundiks ja munk siis nagu edastab need soovid ja siis kõnnitakse rivis edasi mööda linna niimoodi ringis. Ja siis me tegime ka seda rituaali kaasa paar hommikut ja see oli ka väga-väga huvitav kogemus. Ja siis on retsiteerimine, mis on siis põhimõtteliselt paali keeles püha raamatu retsiteerimine, kus siis tund aega lihtsalt näiteks üks korrutab ees, teine kogu siis ülejäänud mungad kordavad järgi. Need on natuke sarnane teiste religioossete retsiteerimistega, et seda on nii islamis kui ka kõikidel teistel religioonidel. Ja süüakse kuni kella 2 päeval minu meelest, vahepeal 12-ni ka, et siis peale seda ei sööda üldse. Et siis on selline intermediate fasting tegelikult kirjutatud sisse budismi. Ja meie olime siis Theravada nagu suunal, mis on budismi on 2 peamist haru, on Mahayana ja Theravada ja Theravadat loetakse siis selleks võib-olla vanemaks ja võib-olla nagu vähem muudetuks ja puhtamaks budismiks. Ja Aasias ikkagi on nagu nii palju erinevaid religioone segamini ja budism on ikkagi seal religiooni tunnustega.
aga Eestis seda saab vaadata ka väga hästi lihtsalt nagu praktikat, meelearenduspraktikat ja meditatsioon ja meelearendus minu elus on tõenäoliselt on nagu üks top 3 asju, mis on mu elu väga palju paremaks teinud. Ja mõtlen veel, mis päevarutiini osas ja seal tohutult midagi nagu ei toimu, et põhiline idee on ju istuda iseendaga ja kogeda enda tundeid ja mõtteid ja vaadelda, et kes olen mina päriselt, on ju, et kas kõik need mõtted, mis mul üles tulevad pidevalt, et kas see olen mina või see tegelikult ei ole mina. Kes siis mina üldse olen. Seal tulevad päris sügavad sellised spirituaalsed teemad üles. Ja ega seal munkadel on ka ikkagi ei ole päris nagu seda mingit tohutut ametlikkust ja see on ka lihtsalt elustiil tegelikult, et me oleme kõik inimesed ja ei ole seda tohutut mingisugust religioosset tunnet alati, et seal on ka väga palju nagu tõesti saadetakse templisse väikseid noori poisse nagu 16-aastasena meheks saama juba, et nad nagu mängivad seal jalgpalli vahepeal samal ajal, et aga näha jah seda ruumi ja näha, kuidas minu meelest nad on väga palju lähemal sellisele tõele tegelikult, et kuidas nagu saada paremaks inimeseks versus see, et meie siin loeme, et me saame meheks siis, kui me oskame nagu, ma ei tea, relva hoida ja läheme jookseme püssidega metsas ringi. Versus, et ma lähen sinna ja õpin iseenda reaktsioone, iseennast tundma, õpin tundma ja iseennast kontrollima tegelikult ka täielikult ja juhtima. Seal on väga-väga palju väärtust minu silmis. Väga põnev. Jällegi mingi selline asi, mida ma ei tea, kas ma üldse tean kedagi teist peale sinu ja siis mõne võib-olla veel teie seltskonnas, kes on teinud üldse sellist asja. Aga mul on 2 küsimust praegu pandud järjekorda enda peas. Üks on kiire küsimus, et kui te siis lõpetate 12-2 ajal enda selle päevase söömise siis on ju? Meil üldiselt lubati süüa tegelikult, me olime nagu selline natuke nagu selle piiri peal, et meil ei kehtinud kõik reeglid, vaata, me saime mängida. Aga ja seal oli ka munkadel tegelikult selliseid nagu reeglist nagu selline jokkskeem nagu, et nad tegid väga palju nagu mingisugust kakaod näiteks palju suhkruga ja mingeid selliseid teed ja aga ei oleneb igast inimesest ise, et kuidas ta tõlgendab neid reegleid, et see ei ole nagu kivisse raiutud, et seal ei ole nagu kindlasti on mingeid templeid, kus on nagu kõik on nagu väga-väga joone pealt ja joone üle, et väga range, aga ei, üldiselt on täitsa võimalik, et sa sööd hommikul kell 6 ja siis sööd enne 12 ja siis rohkem ei söögi, et sa lähed üsna vara magama, vaata, kuna sa kell 5 äkkad ja see oligi mu teine küsimus, et kui millal te siis nagu lähete magama või millal hakkab öörahu? Mindi täitsa nagu mitte liiga vara, et sinna 9-10. Okay. Üldiselt mungad magavad nagu väga vähe, ma olen märganud, 4-5 tundi vahepeal isegi. Oh, wow. Ja tegelikult see ongi niimoodi, et kui sa tegeled meditatsiooniga, kui sa tegeled praktikatega ja sul ei ole nagu kogu aeg seda ülestimulatsiooni, mis meie ruumis on, siis sa vajad vähem und. Kui sa toitud õigesti, kui sa istud õigesti, kui sa elad nagu teistmoodi, siis ma väga näen, et sul lihtsalt ei ole vaja rohkem und kui 5 tundi. Mina usun küll sellesse ja ei tundunud keegi väga väsinud seal, et kõik olid väga erksad ja
mingi põhjus seal on, miks see on nagu kirjutatud ja miks on aastasada niimoodi tehtud. Et sellepärast ma usun ka väga intermediate fasting usse, et peab andma natuke enda kehale ja meelele seda ruumi. Samamoodi nagu sa pead enda ajule andma ruumi, et natuke puhata, siis samamoodi sa peaks oma kehale andma tegelikult, et see ei oleks kogu aeg mingisugune protsess kogu aeg ei käiks nagu sul kas kõrvade vahel või siis maos on ju, et peab olema see vaba hetk. Äge. Aga siis ma mõtlen ka seda, et samamoodi nagu meil on see mega uus teema, siis ma kujutan ette, et tegelikult ka nende munkade jaoks oli see tõenäoliselt mitte igapäevane kogemus, et mingid tüübid tulevad kuskilt Euroopast ja otsustavad, et elavad nüüd ka nende elu tehniliselt. Et kuidas teid võeti vastu ja kuidas see üldsegi nagu, ja kuidas olid nende nagu emotsioonid ja kas seal ka te saite veel oma mingid munkadest sõpru võib-olla kokkuvõttes lõpuks? Seal on loomulikult mõnes templis ei ole nii palju külalisi. Väga oleneb, et kus see on. Mõned templid võtavad just nagu väga suure hea meelega lääne inimesi ja tegelikult on seal nagu inimesi, kes tulevadki pikemaks ajaks ja lasevad ennast ordineerida näiteks ja abistavad ja on abilised ja siis see on nagu tavaline, et nad võtavadki neid nagu natuke nagu õpilasi, kes tahavad budaõpetust kogeda, on ju. Aga jah, näha nagu kampa selliseid 18, 19, 20 aastaseid enda templis, ma arvan, et nõudis kindlasti selgitusi meie Eesti poole pealt natukene, aga kui me kohale juba olime jõudnud, siis täitsa nagu ei olnud seal mingisugust sellist aspekti, et meid kuidagi eemale oleks tõugatud. Väga saime kaasa teha asju nii palju, kui tahtsime. Ma tean, et Tais on ka David Mikomägi podcasti kuulasin just hiljuti, kes käis ka Tais, Põhja-Tais ja seal on templeid ja kloostrid, kus seda pakuvadki sulle, et tule nädalaks näiteks või tule 8 nädalaks ja koge. Et see ei ole loomulikult igale inimesele, et selleks peab olema nagu sa pead teadma, et see on sulle, muidu sul ei ole mõtet nagu, et ma ei kindlasti lihtsalt seikluse otsimise pärast võib-olla ei ole mõtet. Väga konkreetne inimtüüp. Aga siis ma kujutan ette, et võib-olla seal oli selline rahulikum elu, on ju. Aga samas ma tahaks ikkagi teada samamoodi nagu assooride kohta, et kas sul on ka sellest hetkest mingi eredam mälestus või mingi juhtumine, mis seal oli, et ma mõtlen eriti just, et kuna te seltskonnaga reisisite, et siis seltskonnal on alati midagi, mis tuleb ette. Oi, Aasias on väga palju lõbusaid asju juhtub kogu aeg, see on ikkagi selline lääne inimesele nagu selline koht, kus sa pead natuke võtma asju nagu rohkem mängulisemalt ja et see mentaalsus on nii teine. Ma ei tule nagu peast kohe nagu selliseid naljakaid hetki. Kindlasti seal oli neid väga palju, aga meil tuleb nagu mingeid lihtsalt huvitavaid mõtteid või kogemusi, kus me näiteks me vahetasime nagu templit, läksime siis Lõuna-Taist Põhja-Taisse. See on selline 12-tunnine reis ja siis bussijaamas oli nagu bussijaam ja siis kohe nagu bussijaama sees üks peamine nagu asi, mida sai teha, oli jalamassaaž või nagu üldse massaažisalong oli nagu täiesti bussijaama nagu sisse ehitatud nagu suur. Ja siis me läksimegi nagu seltskonnaga sinna sisse. Mina võtsin jalamassaaži ja meil pidi buss minema kuskil 20 minuti pärast. Ja mingid neiud läksid nagu tagaruumi võtma seljamassaaži veel. Ja siis nad ei tulnud nagu tükk aega sealt veel välja näiteks. Ja meil läks buss nagu ära minema.
ma mõtlesin, et kas ma siis nüüd pean nagu sisse sõitma neile sinna või mis nad teevad seal kardina taga ja need massöörid ei olnud ka nagu, nad ei tundunud nagu ametlikud massöörid, nad tundusid nagu nad oleks olnud nagu just lõpetanud nagu töö ehitusel või kuskil nagu ja siis olid nagu tulnud sinna nagu lisatunde tegema seljamassöörina. Huvitav. Ja peaaegu oleks jah bussist maha jäänud näiteks selle tõttu, mingid sellised hetked jäid nagu meelde. Bussiga sõidad näiteks, ööbussid on hästi mugavad seal. Hästi nagu tõesti nagu airplane'i, nagu lennuki esimese klassi nagu iste. Ja sul on reisisaatja. Vist isegi 2 tükki nagu, kes siis ka elab seal bussis ja tal on nagu oma voodi seal ja värki. Ja siis täiesti nagu selline lennuki kogemus peaaegu. Ja mingid sellised lihtsalt nagu naljakaid asju, mida sa ei kujutaks ette, et Eestis on nagu, et lähed bussijaama ja siis tahaks küll nagu, et keegi masseeriks veits enne Tallinn-Tartut, vaata. Ehitusmehed vahepeal lõunapausi ajal. Ja mingi hetk loomulikult tehakse hästi palju pilti kogu aeg igal pool, et mingid blondid poisid ja ühe korra mulle vist pakuti nagu sellist permanentset munga residentuuri nagu väga niimoodi suruti nagu natuke peale isegi, et et sina nüüd tuled, et sul on nii palju potentsiaali ja Milles see potentsiaal siis nagu seisneb? See on hea küsimus, et võib-olla silmist oli näha. Kõige energiaga olid seal kohal äkki. Jah, aga ei, kuidagi nagu väitlesin ennast sealt välja. Mind ei tahtnud minema lasta. Väga põnev. Ja selle reisi lõpupoole me tulime ka nagu templitest ära. Ja reisisime niisama ringi Kambodžas saarte ümber. Ja ma leidsin ühe teise tõeliselt kalli koha endale. Kambodža. Seal on üks mereäärne linn nagu Sihanouk ja siis sealt Sihanoukist saab sõita täiesti sellise puidust paadiga tunnikene natuke vähem sellisele täiesti eestikeelsed sõnad, remote, täiesti hüljatud, peaaegu nagu hüljatud saarele, aga siin ei ole hüljatud, seal ei ole kunagi olnudki midagi, aga seal on, saarel on üks hostel, mis siis tähendab seda, et majad on lihtsalt nagu puu otsas, sellised onnid puidust. Seal ei ole elektrit, seal ei ole internetti, seal ei ole ka väga mobiililevi. Ühes üksikus kohas vist sai natuke helistada. Ja ta on täielikult selline, kui sa kujutad ette nagu paradiisi saart, siis see on nagu see, et sul on valge liiv ja palmid ja džungel, nagu sügav džungel. Ja ma olin seal vist 5 päeva, aga see 5 päeva täielik Avatari film, see sensatsioon, kuidas sa saad aru, et see elu nagu see ei saa olla päris, et see ei saa olla päris, see ei ole päris, see ei juhtu minuga praegu. Ja siis sa hakkad lõpuks aktsepteerima seda reaalsust, et ma elangi tegelikult sellisel maagilisel planeedil, sellises maagilises kohas, et ma lähen õhtul ujuma poole 1 öösel näiteks ja ma ujun ja seal on selline täiesti helendav plankton, mis on täielikult Avatari filmis, et ma tõmban läbi käega läbi vee ja kõik minu ümber helendab nagu mingisuguses psühhedeelses unenäos. Ja ma vaatan üles ja mul on nagu tuhanded tähed üleval. Ja ma tulen välja ja sellel hetkel ma armusin sügavamalt elusse, kui ma olen kunagi varem. Ma ei ole varem olnud nii armunud elusse kui sellel hetkel. Ja see tunne jääb nagu minuga kaasa, et ma saan nagu täppintuda sellesse tundesse. Ja reisimise nagu väärtus minu jaoks ongi hästi palju selles, et ma kogen mingisugust tunnet, aga ma ei koge seda ühekordselt. Vaid ma suudan selle salvestada kuidagi
ma ei tea täpselt kuhu, aga kui ma tahan, siis ma saan seda kogeda uuesti. Ma olen ka tegelenud hästi palju mingisuguse psühholoogia ja neurolingvistilise programmeerimise ja kõige sellega. Ja tegelikult mul on isegi nagu, ma olen harjutanud ennast kogema mingeid tundeid uuesti. Et see ei oleks ühekordne kogemus, et ma saan nagu minna sellesse eluarmastuse tundesse uuesti. Ja ma olen ka sidunud neid näiteks mingite kohtadega enda keha, et ma vajutan siia, on ju, ja mu aju automaatselt reageerib sellele ja ma tunnen ennast nagu õnnelikumana, rohkem armununa elus. Näiteks see on konkreetselt nagu see, et mul ongi selline häkk, et ma vajutan siia ja see tundub võib-olla ulmelisena, aga nagu ma tunnen, kuidas mu ajukeemia hakkab muutuma, sest ma olen treeninud ennast. See on päris huvitav häkk. Mega huvitav ja Wow. nii ilusad mõtted ka. Nii, ma pean mõtted relaxeerima. Ja sama. Mõtted mega äge ja üldse see jällegi mulle tundub, et Mattias ja huvitavad saared on üks endless love story. Kõik vulkaanilised saared kipuvad mulle väga meeldima, nagu Island ja tegelikult Madeira ka just hiljati sattusin. Madeiral ma käisin ka niimoodi lihtsalt, et ma täpselt, see läheb natuke sellesse ajateemasse sisse, et ma olin Eestis, ma ei mäleta nüüd, kas see oli peale jõule minu meelest, aga ma olin planeerinud, et ma lähen kooli tagasi, aga siis ma avastasin, et täiesti spontaanselt avastasin, et oi, mul ongi ainult see nädal ainult üks loeng ja ma saan seda tegelikult järgi vaadata. Ja ma lasin nagu lennupiletid lihtsalt üle. Ma ei läinud nendele lendudele ja ma ostsin järgmiseks päevaks hästi odavad Ryanairi piletid Madeirale. Mul ei olnud ühtegi reisi asja, ma olin planeerinud olla lihtsalt jõuludeks korraks Eestis. Ja mul ei olnud ka tegelikult nagu seda budgetit veeta Madeiral nädal aega sellel hetkel. Mul ei olnud riideid, mul ei olnud mitte midagi. Mul oli ainult nagu see vaba aeg ja ma otsustasin, et ma ikkagi lähen, sest et ma olin korra 1 päevaks käinud Madeiral paar aastat varem ja mulle väga meeldis see koht ja ma läksin kohalikku spordipoodi, ostsin kõige odavama kileka, mingisugune 9 eurot oli kilekas, siis ma ostsin kõige odavama hämmuki ja sporditossud. Ja kuna mul olid tõesti ainult linnariided, mul oli nagu kotis üks kampsun ja mingisugune valge ametlik särk, millega nagu jõuluõhtusöögil olla. Ja ma panin need kohe nagu spordipoes selga ja läksin selle hämmokiga põhimõtteliselt džunglisse, riputasin selle 2 puu vahele ja elasin seal hämmokis 3 päeva ja rentsin kõige odavama auto ka ja sõitsin sellega ringi natukene ja siis magasin seal džunglis. Ma ei olnud kunagi niimoodi džunglis maganud ja see oli päris hirmutav alguses, aga jällegi põnev kogemus. Mega äge. Et kui võimalus nagu tekib, siis tegelikult tekivad elus need võimalused, isegi kui sa ei ole planeerinud, siis sa saad sellest lihtsalt kinni haarata ja teha see asi nagu ära. Ma ei ütle nüüd kõik, et kõik peaks nagu tegema mingit tohutu ekstreemset reisimist ja minema kohe nagu mingi kõige spordipoe odavama hämmokiga kuskile märga džunglisse nagu elama 4 või 5 päevaks. Et see oleneb nagu inimesest, on ju, aga seda ma küll preachin, et meil on hästi palju sellist hästi palju kogemise kultuuri ja kas meil on nädalavahetus ja põgene enda nagu probleemide eest nädalavahetuseks, on ju, ja planeeri kõik ette ära, et see on nagu ja sa võid vahepeal käia, aga väärtuslik on ikkagi lihtsalt lasta spontaansusel juhtuda ja haarata võimalustest, et kas sa oled turist või sa oled reisija, on ju. Et julgeda olla rohkem reisija ja julgeda rohkem lihtsalt mitte fun'i pärast käia, vaid kasutada
seda imelist moodust, mis on reisimine? See on mega äge ja nii huvitavad mõtted ja üldsegi ägedad vaatenurgad, mulle tundub, mis sul on üldse kogu selle maailmas ringi rändamisega ja kuidas sa üldse leiad neid kohti, kuhu minna. Mis on väga äge. Ja siit, issand, mul on tunne, et Mattias, aga tuleb meil ka veel teha üks hetk veel lisaosa, sest mul on tunne, et mul on nii palju küsimusi, millele ma ei saanudki veel vastust. Aga kuna meil hakkab aeg vaikselt otsa saama, aga meil on ikkagi meie 5 viimast küsimust, mis me peame küsima, sest et need on alati väga huvitavad vastused, siis ma arvan, et liigume sinna. Liigume sinna ja ma võikski kohe siit edasi küsida, et sul on mingisugused raamatud või podcastid, mis on sind inspireerinud reisima, mida sa tahaksid ka kellelegi teisele soovitada, keda huvitab see reisimine? Jaa. Konkreetselt nagu reisiteemalist contenti ma nii väga palju ei ole isegi tarbinud. Ma olen hästi palju lugenud seiklusraamatuid väiksest peale, alates Jules Verne'ist kuni Tom Sawyerite ja igasugu nagu selliste ikkagi nagu ilukirjanduslike raamatute juurde. Ma olen ka lugenud Minu sarja. Viimati lugesin Kati Lumiste Minu Ibitsat. Käisin oktoobris Ibitsal korraks. Ja üldse nagu need Minu sarja raamatud minu meelest eesti keeles on väga mõnusad suurem osa. Oleneb muidugi, kas sa kuidagi samastud selle autoriga, et seda peab vaatama. Podcastidest nii palju mul ei ole isegi reisipodcaste väga soovitada, sest et ma ise nii palju nagu just reisiteemalisi podcaste ei kuula. Minu meelest te teete väga head tööd sellega, et ma saaks lõpuks kuulama hakata, aga ma ei ole tõesti leidnud nagu midagi väga-väga, mida ma tahaks kuulata. Sa mingit episoodi enne siin jutu käigus ka mainisid? Jaa, Täitsa Pekkis on teinud minu meelest päris vahvaid nagu episoode, kus on räägitud reisimisest. Ma rääkisin Davidist. David rääkis päris palju oma Tai reisist. Nüüd ei mäleta, oligi vist Täitsa Pekkis või Täitsa Pekkis, milline mees. See läks mulle väga-väga korda. Ja podcastide poole pealt mul rohkem midagi soovitada ei ole. Pigem nagu just need elulood just. Et seal on väga palju elulugude juures ka seda, kus inimene räägib, mida ta on reisil kogenud. Ja hiljuti kuulasin Rich Rolli podcasti. Rich Roll on siis, ta vestleb erinevate väga põnevate inimestega, aga seal oli, ma nüüd ei mäleta nime, ma peaks seda vaatama, ma just praegu tuli meelde, aga The Spiritual Revolution. Ja seal oli üks härra, kes rääkis väga põnevalt reisimisest ja kuidas sellest just, kuidas ülikool kohe peale gümnaasiumit võib-olla ei ole nagu must have ja kuidas ta läks Indiasse peale gümnaasiumit ja tegelikult seikles ringi mingisugune 10-12 aastat ja kuidas sa kuulad tema juttu nüüd ja sa näed, et kui väga see elukogemus temast nagu läbi paistab, kui palju see tema elule on andnud ja kui palju seda perele tegelikult on andnud ja ta lastele. Ja kuidas ta nagu näeb asju palju paremini läbi tegelikult ja orienteerub siin maailmas. Minu meelest oli The Spiritual Revolution, midagi seal oli, igasugune, kui te scrollite Rich Rolli podcastit allapoolest ja leiate. Ja selle sama lingi tegelikult leiab siit alt ka, kas siis kui sa vaatad YouTube'i videod või Spotify's, siis kirjelduses on ilusti see sama link olemas, et saad lihtsasti minna sinna ja tšekata seda järgi. Aga ma küsiks veel siia juurde, kuna sul on lihtsalt, ma tean, et ma olen isiklikult sinult saanud mingisugused reisimise nippe, aga kas mingid äpid, mida sa tunned, et teevad elu reisides palju lihtsamaks, mis võiks olemas olla? Ja mul on üks põhiline, mida ma kõige rohkem kasutan.
ja see on täiesti nagu praktiline äpp, maps.me. Sa saad seal kaardi alla tõmmata ja see, milline informatsioon seal peidus on, see on täiesti ulme. Et ma olen mingisuguses džunglis ja ma näen sealt kaardi pealt, et seal on nagu väike jalgrada, kust saab nagu kõndida ja see on kaardi peal olemas ja ma saan seda kasutada ja see on nagu mind päästnud sadu kordi, ma arvan nüüdseks, et ma olen saanud seda äppi kasutada. See on jah vist peamine asi koos siis Google Mapsiga, et need kaks koostöös töötavad üli hästi. Kui ma autoga näiteks kuskil liigun, siis mul tavaliselt ei olegi nagu planeeritud mingeid kindlaid kohti niimoodi ette ära, et ma pean käima siin punktis A, punktis B, punktis C, vaid ma pigem vaatan, kus ma olen, ma vaatan, mis mul ümbruses on ja valin nagu jooksvalt kogu aeg järgmise koha, kuhu ma liigun võib-olla. Nii et maps.me on see peamine. Couchsurfingu äpp kindlasti. Nüüd ta on vist läinud natuke tasuliseks, ma ei kujuta ette, mis seis tal praegu on, et kas inimesed veel kasutavad aktiivselt. Aga sealt ma olen leidnud, sa saad seal näiteks vajutada nuppu, et mina nüüd kohe siin tahan kellegiga kohtuda, on ju. Lihtsalt nagu mingi sõpru otsida või mingi random strangeriga lihtsalt kokku saada, ma ei tea, minna korraks mere äärde istuma või võtta lõunat. Et kui sa üksi reisid, siis minu meelest see nupp on ka päris palju mind aidanud ja näiteks esimest korda Assuuridele minnes leidsin ka täpselt sealt lihtsalt selle Malta kuti, kes siis täpselt samal ajal liikus minuga samas pooles ja me rentsime koos auto ja saime koos liikuda ja ta just hiljuti kutsus mind näiteks Vahemerele purjetama tema purjekaga tasuta, nii et see on nagu mingid sellised emotsioonid, mingid hetked, mis on nagu nii väärtuslikud hiljem ka sulle need tutvused ja kontaktid. Oh my god, Kuti. Nii äge. Mul läks jälle nii palju küsimusi praegu, kui meil oleks veel aega. See selleks käi seal purjetamas ära ja siis me jõuame. Ja raamatutes tegelikult see Vagabondingu raamat, mida Jürgen ja Kevad ka ma tegelikult loen seda praegu, nii et see on siiamaani on ka päris tore lugemine, et seda ka soovitan. Ja lugesin ka läbi, võtsingi Jürgeni raamatu kaasa endale pikale rännakule Mehhikos ja Portugalis, lugesin läbi. Soovitan ka väga lugeda. Räägibki vist sellest slow traveling, sellest pikamaajaliselt reisimisest ja sellest, et ole natuke rohkem kui turist, et vaata sinna sügavamale ja tõesti väga hea raamat. Väga. Aga siit tuleb järgmine küsimus. Mingisugune suvaline oskus, mis sa oled reisides omandanud? Seal on väga palju asju, kas ma võin mitu asja öelda? Ütle mitu asja. Esimene on, et kuidas ära tunda, et autorendi koht sind ära ei peta, et seal on väga palju spetsiifilisi asju ja kuidas nagu üleüldse reisides tunnetada ära, et sind nagu üle ei lasta. Nii. Tuleb väga palju oma nagu seljatagust kontrollida ja vaadata, et esiteks tunne oleks õige, on ju, ja et selleks autos peab kindlasti pildid tegema ja mingid selline praktiline asi. Siis ma olen õppinud džunglis liikumine nagu see väike häkk, et sa saad võtta, see on Assuuridel näiteks on sellised natuke sarnased taimed nagu see, aga nagu palju massiivsemad. Seal on ka sõnajalad nagu, kõik on XL, ütleme XXL, vabandust, et kui meil on sõnajalg selline, siis seal on nagu sõnajalg nagu 3 meetrit, on ju, ja selline paks. Aga seal on ka sellised sarnased taimed natukene ja kui sa tahad minna üles mäkke, siis sa lihtsalt nagu võtad käega ühest väga konkreetsest kohast sellel taimel kinni ja lihtsalt tõmbad ennast ja siis võtad järgmisest taimest ja siis tõmbad ennast ja siis järgmisest. Ja need on nagu nii kõvasti maa küljes kinni, et sa saad lihtsalt üles ronida. Ja see võttis mul paar päeva aega, et aru saada sellest. Ja see oli vahva oskus, et ma saan nagu palju paremini liikuda ringi seal. Vau, see on ju mega äge oskus. Tarsani värk. Täiega vinge. Ja praegu rohkem pähe ei ole. Neid asju on tegelikult väga palju. Mis ma tunnen, reisimine aitab tegelikult valmistuda ette kogu ülejäänud eluks pidevalt ja ma tunnen, et see teeb mind ka paremaks inimeseks, paremaks ettevõtjaks, sest et sul on kogu aeg mingeid situatsioone, kus sa
sa ei ole sellega arvestanud, on ju. Et ma ei tea, hiljuti tulime Marokos, käisime turul, tulime turult välja ja autot enam ei olnud selles kohas, kus me olime parkinud, lihtsalt ei olnud, kadunud. Et kuidas nagu tulla toime selliste situatsioonidega, et lõpuks tuli välja, et ei olnudki varastatud koos kõikide meie arvutite ja tehnika ja asjade ja kohvritega, vaid olime hoopis valesti parkinud ja oli teise linna otsa veetud politsei poolt selle 5 minuti jooksul, mis me turul veetsime. Oh, wow. Aga jah, nagu suhtlemisoskused ja kõik need, seal on nagu nii palju life skill'e tegelikult, mida ma saan rakendada igal pool mujal ka. Ja just ma olen ettevõtluses ka seda näiteks kogenud, et sa nagu saad lihtsalt paremini ja kiiremini nende olukordadega hakkama. Issand, kui jaa, nii on. Siit järgmise küsimuse juurde. Kujuta nüüd ette, et sul on kõike piiramatult siis. Ehk siis sul üheski ressursist ei ole puudus, ehk siis sul on nii palju raha, kui sa ette suudad kujutada, aeg, mis iganes, ühesõnaga kõiki on. Ja sa saaksid minna kohe praegult ükskõik kuhu maailma otsa, ükskõik kuhu riiki. Siis kuhu sa läheksid ja miks? Mina tahaks väga minna, siit tuleb jälle, läheme natuke eelmise küsimuse juurde tagasi, tuleb meelde, aga ma tahaks minna Prantsuse Guineasse. Ma olen kuulanud väga palju reispassi saateid ka, kes siis on ainuke vist Eestis, kes mul pähe tuleb nagu teie valdkonnas on ju. Ja Ivo Tšetõrkini kirjeldused Prantsuse Guineast on minu peas ringelnud viimased aasta aega. Ja ma ei ole jõudnud Lõuna-Ameerikasse korralikult. Nii et ma tahaks olla paar kuud Prantsuse Guineas. Mega äge, mega kütt. Ja siit nüüd meie peaaegu viimane küsimus, viimane päris küsimus vähemalt. Kuhu nüüd? Edasi siit. Ma tean, sul on päris paar plaani vist isegi ees. Ja ma tavaliselt ei ole selline pikalt etteplaneerija. Praegu ma saan nautida sellist elamise viisi, kus ma ei pea nagu enda aastat võib-olla ette planeerima. Ma ei tea, mis 10 aasta pärast võib-olla on või 5 aasta pärast. Aga augusti alguses oli mõte Portugali minna võib-olla, jällegi grupiga. Ja augusti lõpupoole on hetkel USA läänerannikule plaan minna ja roadtripata siis läänerannikult Los Angelesest ülesse poole. Ma ei tea täpselt, kui kaugele me jõuame, aga mul on paar soovitust seal saadud, kuhu peaks minema, et tahaks täitsa põhja isegi korraks jõuda ja siis Burning Manile. Mega äge. Mul on tunne, et me peame kindlasti sinuga varsti veel ühe osa salvestama. Meil on nii palju, mida me veel tahaksime küsida ja eriti pärast neid järgmisi reise, mis on nüüd plaanis, on lähemas ja kaugemas tulevikus. Ja kui nüüd keegi, kes seda kuulab, tahab jälgida sinu seiklusi, et kus ta seda teha saab kõige paremini? Ma usun, et Instagramis tõenäoliselt Mattias Randruut, @MattiasRandruut. TH-ga siis. Ja sealt edasi leiab juba kõik lingid ka, kui tahtmist on. Ja Käderi alt muidugi ka, et käder.exp ehk siis käder.experience nagu. Et see oleks kõige lihtsam tõenäoliselt. Super äge. Nii vinge. Soovitan kõigil ka täiega jälgida Mattiast, sest et nagu juba mainitud, siis ta on üli andekas fotograaf ka ja kõik need pildid, mis ta teeb oma riistult, on täiesti out of this world. Ja tõesti aitäh sulle, Mattias. Mulle meeldib, et kuidagi, kuna me saame siin samas ruumis olla, siis ma tunnetan sinu seda, kuidagi seda rahulikkust ja seda kohalolu. Ja see ongi nagu mingisugune meditatsioon, kuhu sa oled ka meid Aleksiga praegu sisse viinud selle vestluse käigus, et aitäh sulle
üliinspireeriv, ülipõnevad seiklused ja ma tean, et on nii palju veel sul ees veel kogeda ja tõesti aitäh, et võtsid aja ja olid nõus meid kutsuma siia külla enda juurde ja vestlema meiega paar tundi. Aitäh, et te kutsusite. Iga hetk hea meelega teada. Ja kui kuulaja, sina praegult tunned, et kellelgi teisel võiks sellest osast olla kasu, siis täiega lihtsalt jaga talle see osa edasi ja kui sa tunned, et sa tahad meil aidata jõuda selle osa või selle podcast'iga rohkemate inimesteni, siis lihtsalt julgelt jaga seda enda sotsmeedias, näiteks Insta stories ja tag'i ära ka meie podcast @kuhunud ja saame ka meie jõuda täpselt nendeni, kelleni see podcast peab jõudma ja üliäge, kui me saaks seda sinu abiga teha. Nii et aitäh ka sulle, et sa seda kuulasid või veel parem vaatasid, sest et endiselt see podcast on meil olemas ka videopildina ja järgmiste episoodideni. uute ägedate külalistega juba. Just nii. Aitäh. Tšau. Tšau. Tšau.